Kuidas on muutunud linna eelarve seoses sellega, et paljud inimesed jäid tööst ilma? Kas investeeringud jätkuvad ja kas Maardu areng ei jää seisma? Tere, head küsimused. Järjekordselt vastame ja ma arvan, et sellel ajal nad on eriti olulised. Kindlasti investeeringud eriti ei muutu sellel raskel olukorral, kuigi me saame väga hästi aru, et kuna palju inimesi kaotavad tööd, siis tulumaks, üksikisiku tulumaks hakkab laekuma loomulikult vähem kõikidesse omavalitsustele. Kuidas see jaguneb, ei oska hetkel öelda, sest kõik nüüd esimese kvartali üksikisiku tulumaksud on prognoositavad ja nad tulid täies mahus. Aga inimesed alles hakkavad tööd kaotama ja ma arvan, et edaspidi see langus tõuseb. Ja loomulikult need meetmed, mis võtab riik vastu, leevendavad seda situatsiooni ja praegu oleks väga vale piirata need investeeringud, mis linnal on kavandatud juba. Aga samas me peame väga ettevaatlikud olema, et me üle liiaks ei lähe, et pärast jätkaks sellistele valdkondadele nagu sotsiaalvaldkond, nagu haridus, et peame siin loomulikult väga ettevaatlikud olema. Jah, me natukene kärbime esimesel lisaeelarvel oma vahendid, me vähendame üksikisiku tulumaksu laekumist ja me teeme samas kärped mõnes investeeringuks, mis meie arvates ei ole hetkel väga olulised ja need ei ole väga suured summad, nii et kokku me kärbime linnavalitsusse on juba läbi minemas ja pärast volikogu kinnitab ligi 400 000 euro. Ja sellest siis me 250 000 vähendame üksikisiku tulumaksu, aga 150 000 me jätame sotsiaalvaldkonda reservi, et abistada neid inimesi, kes satuvad raskesse olukorda. Milline grupp neid inimesi on? Hetkel on raske öelda, eks seda aeg näitab siis, kui hakkavad inimesed tööd kaotama, siis kui neil lõppevad oma tagavarad ja siis nii riigil kui omavalitsus peab olema mingi reserv, millega me neid aitame. Samas meil on ka hetkel eelarves reservfondis juba 1 000 000 eurot olemas, nii et me oleme valmis igasugustele väljakutsetele. Ja ütlen veel kord, et meie ka laenukoormus on väga väike Maardu linnal, nii et meie saame veel võtta ka hulk raha, aga loomulikult me ei hakka seda laiali piiluma, et nüüd igaüks saab, ütleme, tükk leiba ja jääbki kõik ülejäänud asjad tegemata. Ei, vastupidi, kui me hakkame laenu võtma, siis ainult suurteks investeeringuteks, mis on kavatud, see on Muuga lasteaed, see on noortekeskus, see on meie uus kultuurimaja. Nende investeeringute jaoks me loomulikult ka võtame laenu, aga see on, ütleme, lähitulevik, aga mitte selle aasta arutame. Et hetkel me sellised asjad mõttugi lükkasime edasi. Need projekteerimised kõik jätkuvad ja sellega me tegeleme. Samas suured projektid sellised nagu teede remont, mis sellel aastal on jälle väga ulatuslik ja see hõlvab nii Kallavere osa kui ka Muuga osa. See on tänavavalgustuse renoveerimine, mille üldmaksumus üle 1 000 000 euro. See on investeeringud meie koolidesse, lasteaedadesse, kõik nad säilivad. Et hetkel me teeme veel sellise sammu, et vaatame üle linnavalitsuse palgafondi ja kindlasti vähendame selle, no ma arvan, et vähemalt 70 000 euro võrra, mis läheb ka siis, need rahad lähevad siis sotsiaalvaldkonda abiks nende inimestele, kes praegu hädas on. Nii et me ei planeeri kokku hoida nendel teemadel, mis on olulised, et majanduks areneb. Töötavad inimesed, tulevad maksub, elu läheb edasi. Nii et sellisel suunal me praegu liigume. Aga räägime natuke lastest ja haridusest. Et esimene küsimus on, millal lasteaed alustavad tööd tavapärases režiimis, huvitab väga meie lastevanemad. No kõigepealt ma tänan neid lapsevanemaid, kes mõistlikult suhtuvad nii oma ohutusse kui ka koguna ohutusse. Hetkel meil käib kokku lasteaedades ligi 50 last, kus juures me järgmisest nädalast avame jälle Muuga lasteaia, olgu neid lapsi siis 4 või 5 või 6 või 7, vahet ei ole. Et ma arvan, et see oleks õige, et mida vähem lapsed koos on, seda ohutum meil kõikidel on.
ja millal see aeg tuleb, et millal me saame lõpetada selle kriisi aja, seda ei oska kahjuks öelda praegu mitte keegi ja meil tuleb lihtsalt kannatada ja täita neid seadusi ja tingimusi ja korraldusi, mis on hetkel nii Vabariigi valitsuse poolt kui ta omavalitsuse poolt vastu võetud, et tagada kõikide meie ohutus. Ja veel kord väga tänulik nende lapsevanematele, kes hoiavad oma lapsi kodus, sest põhiline eesmärk sellel on ju meie ohutuse tagamine. Ja teine küsimus siis selle kohta, et koolilastel on praegu võimalik saada sööd lõunad. Kas Maartuli neid kavatse jagama kuivainete pakke? Tegelikult see kuivainete pakkide jagamine, see on olnud arutusel, ma vaatasin igal pool Facebookis ja teistes sotsvõrkudes, aga hetkel see süsteem, mis on Maardul olemas praegu, et me väljastame toitu ühest koolis, see on Kallavere keskkool, ja väljastama tetrapakkides sooja toitu, et see õigustab igatepidi ennast ära. Mis on kuiv toit? Et me paneme sinna mõne porgandi, mõne kartuli, mõne kaalika ka sisse, siis laps läheb sellega koju ja ema hakkab keetma. Et kui on väga palju lapsi, et nende ohutu tagamiseks me võime selle süsteemi üle peale minna. Aga hetkel ma näen, kuna meid need soovijaid on alla 100, me jätkame sooja toiduga, mis on hetkel nii ohuta kui ka kasulik. Nii et võimalikult, et lähme üle, aga nii kaua, kui see laste toidus vajavate arv ei ole nii suur, et oleks üle selle riskijoone, siis me jätame samal vaimul ja ma leian, et see on praegu väga optimaalne. Nüüd linna tänavad patrullivad vabatahtlikud. Miks nad liiguvad rohkem kui kahekesi? Millised voolitused neil on ja kuidas linna kodanik saab nendega liituda? Müts maha nende noorte tublide inimeste ees, kes seda patrulli teostavad. Need on kõigepealt meie noorsootöötajad, need on vabatahtlikud, need on meie sporditreenerid ja siis ka mõni õpetaja, kes hetkel ei ole hõivatud oma põhitööga, vabal ajal nad aitavad ka meil patrullida. Meil on tänase päevaga 3 patrulli, kuhu kuuluvad 3 inimest. Nad võivad kolmekesi käia, kuna nad täidavad kohustusi nendele omavalitsusega ette nähtud ja neil on õigus käia kolmekesi. Loomulikult nad peavad ka distantsi säilitama, nii kui ka kõik teised. Aga valitsused, neil on selgitamine. See ongi nende volitus ja ülesanne, et nad tulevad, ütleme, kas noorte või mitte väga noorte inimeste juurde ja selgitavad, et miks nad ei tohi kolmekesi olla ja miks nad peavad olema 2 meetri vahega teine teisest. Et sellist tööd nad teevad ja teevad väga edukalt just peale selle, kui me ostsime ka neile kõikidele megafonid kõigile patrullile ja panime sildid peale, et meil on nüüd Maardus ka korrakaitseauto, et inimesed saavad sellest väga hästi aru ja isegi ütleme laste sellised väiksed kogunemised, nad kohe jooksevad laiali, nii kui nad neid patrulli sellistes punastes vestides näevad. Et veel kord tänu neile ja ma tean, et mõnele inimesele see ei meeldi, lausa jälitavad neid ja küsivad, et mis te siin teete ja millised on teie volitused. Et võtke varem müts maha nende inimeste ees, kes vabatahtlikult teevad seda väga kasulikku tööd meie ühiskonna jaoks. Aga mida linn võtab ette selleks, et toetada eakaid inimesi sel keerulisel ajal? Eks kõik need sotsiaalhoolekanne ja sotsiaalkaitse kõikidel on ju jäänud samaks tegelikult. Toimetlikud toetus, ravimitoetus ja kõik teised, mis on siiamaani olnud, kõik need sünnipäeva toetused 40 € alates 70 eluaastast, kõik need on säilinud ja iga inimene võib neid kasutada, kuna meil linnavalitsus ikkagi töötab ja esmaspäeva ja kolmati sotsiaalosakond võtab inimese vastu, võtab avalduse vastu. Kuigi me laseme uksest sisse on ühe haaval, kes kirjutab kohe ukse juures avalduse ja jätab selle spetsiaalsesse kasti. Aga samas meil on sellised eakaid, kes vajavad abi just toidu toimetamisel ja apteegi kaupade toimetusel koju. Ja selle jaoks on meil sotsiaalosakond ja on meil vabatahtlikult näiteks selline ühiskond nagu Emadelinn, kes meil korraldab igasugusi üritusi
spordiüritusi, aktiivsed daamid, kes kogu aeg aitavad linnavalitsust ja nad samamoodi osutavad seda koduteenust, et linn ostis 2 makseterminali, jagasime neile need ära, et võivad telefoni teel võtavad tellimuse vastu, käivad poes ära. Meil on lepingud, mis Selveriga ja Maximaga, kus valmistatakse pakid valmis ja siis meie vabatahtlik viib selle toidu koju, kes nad saavad siis maksta kas läbi makseterminali või sularahas. Sularahas ei ole midagi väga hea, aga kui inimesel ei ole hetkel kaardit või ta ei oska seda kasutada, siis on ka võimalik sularahas. Nii et ma pöördun ka kõikidele Maardu inimeste poole, et kui teil on selline tuttav, kes vajab abi, siis teavitage linnavalitsuse sotsiaalosakonda, et me alati tuleme appi. Aga kuhu saab teatada karantiini ja piirangute rikkujast, kui ma näen neid? Selle jaoks on ükskõik, millisel linna telefoni kätte saate, võite sellest teatada ja loomulikult 112, sest hetkel linnavalitsus, ütleme selline töö, ta ei ole suunatud trahvimiseks, vaid hoiatuseks ja ma arvan, et koostöös politseiga, mis meil on väga tihe ja väga edukas, me saame selliste juhtumitega hakkama, seal kus rikutakse seadust ja eriti ei järgi neid korraldusi, mis on kriisi ajal vastu võetud. Ka sellel aastal toimub Kevadlaat, Hüppemaalev ja teised üritused Maardus? Maikuu üritused, kus on alati olnud ka Kevadlaat, jäävad ära. Et midagi teha ei ole, me peame kannatama ja tagama inimeste turvalisust, sest isegi kui need meetmed, mis praegu vastu võetud on kriisi ajal, kui neid lõdvendakse, siis ma arvan, et maikuus kindlasti me sellise ürituse ei tee. Küsimärgi on veel nii linnapäev, mis tuleb juulikuus ja juunikuu üritused, kus on nii lastekaitsepäev, kus on jaanituli ja ma arvan, et pigem jäävad ära, kui nad tulevad. Et hetkel ma ei oska teile öelda, mis hakkab toimuma sügisel, aga vähemalt maikuu üritused kindlasti on lukus, neid ei toimu. Ja viimane küsimus, et milline olukord on hetkel Maardus viirusega? Eks ole, ütleme selline Harju keskmine, ega meil selliseid koldeid, kus nüüd levib koroonaviirus, ei ole. Meil on teatud hulk inimesi karantiinis. Meil nakatunute arvu ei öelda, sest hetkel sellist otsust Vabariigi Valitsuse poolt ei ole. Kui see tuleb, siis kindlasti me hakkame oma inimesi teavitama ja kindlasti ei hoia neid andmeid kuskil tagatoos ja kellegi ei räägi. Me oleme avatud ja ootame ka ühiskonna tagasisidet. Hetkel ma tean, et mõni ebaaus inimene püüab sellega spekuleerida, ma ei tea, kas poliitiliselt mõttes või mingil, et levitab sellise kuulu jutte, et meie Kallavere haigla on mingisugune ohtu tekitav anklaav. Tegelikult ma võin öelda, et meie haiglas on ka samamoodi nagu teistes hooldekodudes ja haiglates tehtud laiaulatuslik testimine ja testiti minu teada üle 70 inimesi ja kõik vastused olid negatiivsed. Nii et mingisugust sellise koroonahallikat Maardu linnas ei ole. Samas neid inimesi kindlasti on ja me peame kõik vaatama ette ja järgima neid korraldusi ja seadusi, mis on kriisi olukorras vastu võetud. Nad on tegelikult väga lihtsad. Istuge kodus, kui lähete jalutama mitte üle 2 inimese, kui te olete kõrval, siis mitte vähem kui 2 meetrit, peske käsi, ärge näppige nägu. Ja siis me oleme kõik terved.